Mina mäletan seda, kui Sakus oli esimene kross, aga 65-ga ei tohtinud veel võistelda, kui see ei olnud 7-aastane. Ja Aigar oli 6-aastane. Ja siis ta sõitis seal ja siis ta kukkus, aga siis tuli arst ja meedik sinna ja siis, aga ta karjus, aga ta midagi viga ei olnud, aga lihtsalt karjus seal niimoodi pikali maas ja kui siis öeldi talle, et arst küsis, no isa ütles, Aivar ütles juba kohale ja siis küsiti, kui vana poiss on. Aivar ütleb 7-aastane. Aigar siis küsib, ei ole, ma mingi 7-aastane, ma 6-aastane. Mida sa valetad siin? Ei, sa oled 7-aastane. Ei ole, ma olen 6-aastane. Tegelikult tuleb nüüd välja niimoodi, et te hakkasite peale varem veel kui 6-aastaselt. Jaa, aga need olid nagu niisugused Karsi-Nuiasse, vaata promo mingi üritus, kolmekesi sõitsime, mina, Ets ja Aigar selle PV-dega. Aga siuke ametlikku võistlust siis tegelikult veel nagu sellistel asjal ei ongi. Aga sealt saime niisugused kringlid ja pärjad ja siis oli, Aivaril oli muidugi, tegelikult isegi hakkas Aivarist pihta, kui Ets ja Aigar tegid seda sirge peal promo üritust, kuna niisuguseid tsiklid ei olnud varem keegi näinudki, et siis sõitsid sealt üles-alla selle PV50-stega ja siis said nätsupaki ja ka pärja. Ja siis üks oli Nuias oli samasugune asi, sarnane asi ja siis hakkas edasi minema sealt. Promo niisugune täitsa niisugune ei olnudki, põhimõtteliselt võistlus ei olnudki see oli lihtsalt sõitsid ringi. Kas meil õnnestus ilmselt teist kolmest saada ju pilt ka Etsi käest? Jah, see kringritega pilt täitsa olemas. Ja see oli Nuias, ma mäletan. Jah. Aga kõige esimene oli muidugi Aivaril tehtud Sõmmerpoolus, kus Ets ja Aigar siis ja minul veel tsiklite siis ei olnud. See võis olla sulle suur probleem, et sul veel ei olnud, on ju? Oli. No seda me ei hakka isegi küsima su käest, kus kohas see pisik tuld on. Ega see on teil ikkagi, ma arvan, vist ikkagi vanaisast kõik. Ikkagi vanaisa pani selle aluse ja sealt kõik teised kandsid seda edasi ja siis kõik see pisik sealt läks kogu aeg edasi, et see niisugune tegelikult peab tahtmist ka olema. Meil on perekonnas poisse, kes ei tahtnud sellega tegeleda, aga kuidagi, kui kõik tegelevad, siis tahad ise ka tegeleda sellega. See protsent on nii suur, siis et jätkad seda, et see unistad sellest ja näed seda ja samas oli ju maal kasvades Väino ütles kogu aeg, et see ongi põhimõtteliselt selline maapoiste ala, kes vajavadki sellega sõitmist, et ja seal on palju ruumi ja niimoodi ongi läinud. No teil oli seal nagu ideaalne paradiis ju, ma ei tea, mitu rada ja konkurents Aigariga ja need eeskujud seal ja et... No see oligi natuke meie eelis. Just see radade mõttes, et minul maal oli 2 rada. Aigaril oli oma rada seal üle, kus talvel sõitsime rohkem. Aivar pani isegi valgustuse, et me saaks talvel peale kooli läheb pimedaks, et saaks natuke nühkida. Aga see oligi, lumi natuke päästis, see on hea valgustus, aga põhimõtteliselt rada oli L-kujuline rada. Tänapäeval ma ei kujuta ette, lapsed panna iga jumala päev L-kujulist rada sõitma ühtepidi või teistpidi. Tüdinevad võib-olla ära, et ma ei tea, aga me nühkisime seal seda L-kujulist rada nagu see oli, iga päev lihtsalt nühkis seda L-kujulist rada. Ja peale kooli just. Jah. No aga siis olid juba 6, 7. Esimese tsikli sain küll 5-aastaselt ja siis 6-selt, ma mäletan, ma tegin Jõgeval oma esimese võistluse, kõigid selle 60 kuupilisest tsiklid juba, aga mul ei, ma ei tea, kas ma ei ole seda küsin, kas ei olnud raha või ei olnud kohale või mina tegin esimese Jõgeva krossi mitte PV50-ga, aga 3-käiguline PV70 kuubikut. Et see ilma sidurite automaatisidur, siis ma sõitsin seal, aga see nii mõttes kõvasti lahjem tsikkel, aga lihtsalt nii väga tahtsid võistlema minna ja siis ikkagi võimaldati see ja sai võistelda ikkagi. Ja lubati võistelda niimoodi, et tänapäeval
proovis niimoodi starti saada, ma arvan, et ei lastaks. Kindlasti ei lasta. aga nagu ma aru olen saanud, siis teil alguses oligi üsna nagu lõdva need reeglid selles mõttes, et oli vaja, et poisid saaks võistelda, ükskõik mis ratas neil oli, peaasi, et nad starti saaks. Jah, seda küll, et reeglid olid lõdvad, aga reeglid olid ikkagi samas ikkagi ranged nagu selles mõttes, et peeti kinni, kus tänapäeval on samas reeglid ühtepidi ranged, teistpidi pigistatakse silm kinni, et siukene nagu, et seal ikkagi, mis on õigesti tehtud, mis valesti on valesti tehtud, aga samas kõigile loodi võimalus, kõik saaks võistlema tulla. Tänapäeval vastupidi takistatakse, sest et ei saaks võistlema, aga ja siis pärast kui võistlema saad, siis on küll reeglid, aga vahepeal siukene, see selleks. Noh, vaata, see aeg oli ju selline, nagu ta oli. Ka meie isad ja teie isad, keegi ei teadnud õieti veel neist lääneseklitest mitte midagi. Me teadsime ainult see Riiga ja mis nad olid, et punnikad, eks. Oligi kõik, aga tegelik pilt, mis piiri taga oli, see oli hoopis midagi muud. Ja vaata, sellest tuligi siis selline asi, et tähendab, meie õppisime, me saime välja. Me hakkasime saama Soome, eks ole. Ja sisuliselt nii sinu isa kui Kala, Kuusk, mina, Aivar, meil on kõigil Soome taustaga, kust see tehnika tulema hakkas, eks. Ja siis oli ka neid tehnikaid nii erinevaid, oli siin igasuguseid neid. Aga põhimõtteliselt asjad hakkasid meil Venreist nagu hakkasid siis paika loksuma. Nojah, see avas silmad teistmoodi, et keegi ei osanud oodata esimest korda, kui sinna mindi, aga samas kõik me suutsime sinna minna kuidagi ja mitmekesi pundiga koos, kes kuidas, aga sinna kohale me jõudsime. Aga on sul midagi sellest meeles või? Ma mäletan seda, et esimene, seal oli omakorda teised reeglid. Minu esimene võistlus oli see, et see on veel Vendraja, aga see oli Belgias oli enne Vendrajaid veel üks võistlus, mis me tegime esimest korda. Siis seal on sellised reeglid juba, et nagu boksi vahel ei olnud tsiklitega sõita ja asjad, aga kui teist lähed, sa ei tea. Ja seal on küll sõidjate koosolek või asjad, aga kuidagi ikkagi läheb ühest kõrvast sisse või välja või kui saanud aru täpselt ja siis mina sain ikka noomida, et ma tulin trennist maha ja siis parka olin suur, ma olin oma autot üles, sõidan seal sellega, sõita ei tohi tsikliga seal boksi vahel. Et sealt sain kohe esimesed õppetunnid kohe kätte. Sina olidki see, kes kihutas bokside vahel. Tegelikult ma ei kihutanud, aga lihtsalt seal nii kui välismaal on ka see komme, et isegi tänapäeval Saksamaal tunned seda, et nii kui natukene midagi rikud, siis välismaalasele kohe tahetakse midagi näpuga näitama, et mida sa ronid siis siia enam. Ja tuled segama. Ja eriti kui hea tulemused, et siis seda rohkem jalgu jäed kogu aeg. Aga see oli nagu üks seik, aga mis sa veel üldse nendest esimestest reisidest sinna välismaale mäletad, see oli kõik nii teistmoodi. No selles mõttes ma imestan, et meil oli ikkagi nii kõva tase ikkagi, et nii väikse infoga ja kõik me, kes meie seltskond oli tegelikult lõpuks on Euroopa või maailma siis ikkagi mingisugused see samas seltskonnas põhimõtteliselt kõik need on neil käinud välismaal pärast võistlemas ja saanud ikkagi väga niisugused põhimõtteliselt kõik nendest, kes seltskonnas, kes me alustasime, mingid tulemused kirja saanud kuskil aine. Ja mis võimalused olid ja kui see võistlus läks, siis käisid seal pädokeski ringi, vaatasid, äge sikkel, kõik leepsud on ja kõik oli nägi vinge äge välja, mõtlesid, need kõik väga kiired sõitjad, aga tegelik reaalsus oli see, et meil on ikkagi väga kõval tasemel, et lõpuks, kui see stardipuu kukkus ja ikkagi olime ikkagi eesotsas kõik. Aga kas see pahviks ei löönud, et te siin kodus sõitsite, teil oli seal mingi 6-7 venda stardis, seal oli, ma ei tea, mitukümmend või mitu starti? Seal oli, aga ma olin ka nii noor ja täpselt nagu need loosiga start oli näiteks Venrais ja asjad ja selline esimene aasta oli natuke niisugune õpiaasta, aga järgmised 2 aastat oli tegelikult juba niisugune
vaata, et Eesti domineerimisel hakkas kõik asi kulgema, et aga ma ei tea, pigem mulle just meeldis, ma pahviks nagu ei lööngi. Okei, võib-olla see oligi minu eelis võib-olla, et minul täitsa nagu meeldis ja tekkis rohkem isu sellega tegeleda. Näiteks minul oligi see, et ma 3. aastat käisin, 4. aastal lisal raha niimoodi ei olnud, minna jäi vahele. Sealt sain veel järgmise tõuke enda nagu sellest nagu, et kuidas ma ei saa minna, et ma hakkaksin veel rohkem trenni tegema ja see andis hoopis mul tõuke veel, et ma tahan just saada sinna kuhugi välja siit Eestist või sealt Sõmerpool metsade vahelt ja see andis mulle just siukse tõuke nagu. Aga mida sa õppisid seal? Sa olid küll noor, aga kindlasti midagi panid nagu kõrva taha või jäi silma, et mida teised teistmoodi teevad või? Ma ei oska öelda, kas just nagu niisuguse pilguga siis veel oskasin vaadata. Et meil tegelikult Eestis teadmine oli väga hea, näiteks Aavol see Trofimets, kes trenni andmas seal, isadel ikkagi oli mingisugused teadmised olemas, nad ikkagi on crossi sõitnud, see ei olnud täitsa nagu, sest sealt seda nagu täitsa seda nagu sõidukoolitus ei saanud võib-olla, isad nägid midagi, oskasid edasi anda, mida nagu ise ei osanud vaadatagi siis. Et isad nägid seda, et sa oled ju 7, 8 või 9 aastane seal, sa võib-olla lähed vaatama küll suu ammuli midagi, aga sa ei panegi midagi kõrva taha, aga pigem võib-olla nägid vanemad midagi, mis pärast sulle edasi räägiti, et kuna niimoodi tehakse sedasi ja pigem oligi see, et isad said koolituse seal. Isad said koolituse, nägid, mis subutajatega sõidetakse, mida tehakse amortidega, võib-olla kõik see tehniline osa, kontaktid ja kõik see, mis saadi. 9-aastane laps ja sealt selles mõttes tema sai selle lõbureisi ja oligi sõpradega äge ja sai välismaa jäätist teha. Aga ma ütlen, isad said selle sükse koolituse, mis avas silmad ja kontaktid. Ja, aga see ikkagi siin Eestis ju toimus ka ju see sama tuumik, mida seal hakkas ju ikkagi siin 91, 92 ju nii tihti koos käima, et see oli, öeldi ju sulle, et kuule, nüüd lähme kala juurde ja kala oli teinud raja ja tehti võidusõit ka ju. Ja, tehti võidusõit ja samas mõtlengi, et need samad lapsevanemad suutsid niimoodi kokku hoida, et neil on vaja mingisugust organisatsiooni, nad ise tegidki lastele selle asja ära. Et kus täna võib-olla oodatakse, et organisatsioon peaks midagi lastele ära tegema, kui tegelikult need samad lapsevanemad, kes tegid kõik selle nagu ära, et täna oodatakse istudes midagi, aga kus peaks tegelikult just kõik lapsevanemad kokku saanud. Ja DMF teeks, aga tegelikult olid need samad lapsevanemad, kes tegid selle kõik see, et olekski äge sari, kõik panustasid sinna, võistlusi ei olnud, siis ma ei tea, küll Aivar surus, siis ma ei tea, Aavo Luspot, et Räpinis tehakse cross või oli kala, tehti crossi rada, et kuule, nüüd on ikkagi siin vaja võistlust teha või et oleks kogu aeg ja okei, lõpuks, kui jõudsime natuke kaugemale edasi, siis oligi, et Ventspilsis oli crossis, järgmine päev oli Narvas crossis, tegelikult kõik see seltskond oli Ventspilsis, järgmine päev oli Narvas nagu. Ei olnud mingisugust selles mõttes, oligi Lätis ja Eestis pandi niimoodi, et kus täna võib-olla mõtled, et kurat ei viitsiks nagu. Aga sinu jaoks vist oli rohkem nagu sõpruskond, kellega sai koos treenida ja sõita? See oligi, jah, see oli nagu, ma mäletan, mul vanamees võttis kõik need ka crossi lapsed sinna, suviti sinna Sõmerpollu ja saime nagu, tehtigi korralikult trenni ka, ma ütlen, käime Aavo küüni all, mis tegime seal, nühkisime ja trenni ja siis käisime tsiklitega sõitmas ja siis kõik see muu fun, mis sinna oli ja okei, sai ka lollusi tehtud ja oligi, et noh, et see tegelikult, et kõik tahtsid saavutada, aga samas nagu tehti tööd, aga samas oli ka siukene nagu, et ei olnud nii tuim töö, et ainult oligi töö nagu. Aga oli unistus. Ja, oli unistus. Leeru ütleb. Ja, just. Oli unistus, nüüd on mälestus.
aga sa oled ise ka ju praegu päris palju laagreid korraldanud või laagrites osalenud, et kas midagi sellist kuskil on veel olnud, kui need teie lapsepõlvelaagrid? Ma mõtlen, see on ikka täiega unistuste värk, et see on nagu lõbu ja töö ja kuidagi see kõik on nii balansis, et ja eks ikka tahaks kopeerida, aga kõik see tänapäeval on kõigil on info nii kättesaadav, et kõik see läheb nii täiuslikuks, spordiala üldse areneb niimoodi kiire sammuga edasi. Nüüd ongi need samamoodi, ja mis meil oligi, mis mina nägin seal ja võib-olla natuke kasutan ka seda, et üritasin maksimaalselt seda infot saada. Ja mingi hetk jäi see info saamine meil stopp. Nüüd oleks vaja samamoodi uuesti Eestis saada mingid, nagu üritan saada treenerit, see info tuleb kõik, nii palju infot saada kui võimalik, et see tuleks ära kasutada, et uuesti saaks paremini seda arengusse panna ja ükski infokilt ei tegelikult ei jookse mööda külge maha, see maksimum tuleb ära kasutada kohe kõik, mis on vaja, see info on vaja uuesti, kõik ju areneb edasi, aga see ei tohi jääma niimoodi, ja siis oligi seal, kuna vanemad, nagu ma ütlesingi, kõik sõitnud, me tulime sellest ajast, kus me ei teadnud mitte midagi, aga see info hankimine lõpuks, mis me hakkasime igal pool kätte saama, see läks nii palju detailsemaks, mis meile tõigi lõpuks edu, ma arvan. Et kõik see sõidutehnika pandi sellele rõhku, see siklitele, kõik, kuidas, mis keegi tegi, kus mujal jäädi võib-olla, kuna neil tuli see loomulikult, aga meil oli vaja saada seda infot ja siis pandigi seda rõhku ja see aitaski meid, ma arvan, sinna päris kiiresti sinna kõrgematele tasemetele jõuda. Aga kus seda praegu saab, kus sa ammutad? Lihtsalt pigem see ongi see, kõik mõtlevad, et sa pead avama selle ukse endale, et ammutada seda infot ja kaasamagi noori ja lapsevanemaid igal pool osalema ja tegelema ja mõtlen, nagu ma tegin laagri näiteks Ben Downiga nüüd, et see isegi kui see on juba midagi läbi korduda, aga seal võib olla mingi infokilluke, mis on just natuke kellelgi puudu näiteks või ta näeb midagi, sütitab selle lapsest selle sära, et päris äge, siin laagrid, teised lapsed on koos, ma tahan ka tegeleda sellega, kuuled, mis võib-olla Ben räägib ja samamoodi, mis ma näen, kuidas tema oma lastega tegeleb või kuidas ta sõitjatega tegeleb ja kui ma näen seda kõrvalt, ma oskan ka kopeerida midagi ja edasi anda uuesti või kõik see nagu, see kõik on vajalik. Ma vaatasin, selle Downil oli päris nagu põhjalik mingi siuke internetiakadeemia, kus sa põhimõtteliselt saad nagu, sa ei peagi sinna kohale minema, aga sa saad ennast filmida ja vaadata neid tema videosid ja nagu selle kaudu õppida, et ta nagu pani sellele mingi tohutu surega. Jah, et igal pool maailmas niimoodi tehakse, aga meil Eestis seda ongi, see infot olekski vaja niimoodi nagu kuidagi ammutati siis, aga siis ei olnud nii lihtsalt see kättesaadav, selles mõttes täna on ju vaata kui lihtne kätte saada. Siis pidigi olema keegi julge, kes läks, õnneks oli näiteks meil oli Aavo, kes käis kuskil ja siis need vendraid reisid või asjad, kõik see aitas sellele kaasa. Aga kuidas sa seda punti nagu kirjeldaks või iseloomustaks, kes te seal olite, Edik ja Aigar ja Juss ja Triisad ja kes seal olid? Arumäe. Kõik oli äge, nagu mõtlen mingi hetk tuli liitus Arumäe sinna juurde ja siis mõtlengi, et need suvised laagrid ja võistlemised need koos ja asjad nagu, samas me olime kõik ju koos kogu aeg ja nagu ei olnud niisugust nagu raja peal maas ei olnud niisugust nagu rivaalitsemist pigem, oligi niisugune, raja peal ikka tahtsid teist parem olla, aga pigem oli veel võib-olla kõik oli nii värske või uus või ma ei oskagi seletada, niisugune raja peal maas lastel oli nagu selles mõttes väga, väga mõnus olla. Ma just olen mõelnud, et te olete mega suured sõbrad, aga raja peal konkurendid, et sellest ei tekkinud. Ma ei oska nagu teiste nende sõitjate eest siin rääkida, kes meil kõik seal olid, aga minul oli see, et minul oli tähtis see, et muidugi mingi hetk tulemused, aga mul oli see, et saaks ainult tsikliga sõita kogu aeg ja kui saaks sõpradega tsikliga sõita, muidugi ma tahtsin paremaks saada ja unistus oli asjad, aga mulle meeldis nii väga tsikliga sõita ja tänapäevani meeldib tsikliga sõita, et kui saaks ainult sõita kogu aeg. Äge. Ja eks vaata, õppisime kõik. Õppisid papad-mammad,
kõigepealt punkt 1, kuidas käituda, milline see tehnika on, milline see, kuhu lapsed panna, kuidas süüa teha, kuidas ööbida ja kõik nii edasi. Algul ju sõitsime ju niimoodi, et hommikul kell 4 ülesse teid tõsteti enam-vähem süles autosse ja oli minek, ärkasid ülesse kuskil Narvas või seal kuskil Leepajas või kuskil seal, eks ole, et davai poisid nüüd ülesse ja teeme tööd. Ja eks ta nii järjest samm-sammult läks, aga tähendab, minu nägemus on või tundmus on selline, et see kooliaeg või õpiaeg meil läks selle pundiga jube hästi veel ja ikkagi kähku. Sellepärast ütleme, kui 90-91, kui teie need piivid ja asjad ilmusid, mingisugused käikudega asjad tulid, papad-mammad tegid ise ju raja, ise olime kohtunikud ja te ütlesite, kas siis Viljandis või Nuias või Võrus või käisime ju Narvas ja kus veel, eks ole, aga sisuliselt pea iga nädalavahetus oli ju hõivatud. Ja nii hakkaski tulema, eks. Nüüd see 93. Tore, et sa mäletad ka seda, et see esimene võidusõit oli nagu ta oli. Aga kas sa seda ka mäletad, et teid pandi veteranide ja suurte meestega ühte starti? Midagi oli seal jah, seda ma mäletan, et seal, ma mäletan, seal oli mingid agad olid seal kogu, et kui läksid, siis ma ei tea, kas jäime millegi hiljas kogu aeg või ei olnud seda infot või midagi oli sinna. Siis ma mäletan seda, et see veteran andis minu meelest karika kellegi eessõitjatest, kes võitis minu meelest oli midagi sellist. Legendi järgi Puhh sai selle. Tegelikult käis see asi niimoodi, et meie inf oli nii vilets, et enne Venraid, see oli nädal enne Venraid, et kuulete, aga seal on ka võidusõit. Seal oli mingi veteranide harrastajate siuke hobi võidusõit. Ja minu arust nüüd sul on see käsitsi kirjutatud leht, see peaks olema nüüd selle võidusõidu protokolli nimetatud. Ja seal oligi siis nii, et kuna poiste klassi üldse seal ei lubatud sõita eriti. Aga need kohalikud papad-mammad, kes seal olid, tegid hop-hop, davai, kutid. Lepiti suurte poistega või meestega kokku ja minge ja pange, eks. Ja noh, teie sõitsite seal siis kõik, te olite nagu 60-stega ja Puhh oli selle piiviga. Ja Puhh tegi ühe ringi seal, siis ma võtsin ta lihtsalt maha, et teistel ei algu seal. Sõidetakse üle lihtsalt. Ja siis lõpuks siis teid premeeriti kõiki ja siis üks veteran andis siis Puhhile siukse karika pikem kui Puhh ise. Okei, aga siis kas me võime nüüd edasi minna sinna Venraisse 93? Ma küsiks Aavo kohta ühe küsimuse. Teil see eelis, et Aavo oli nagu ees ja tal oli mingi kogemus olemas nendest sõitudest seal välismaal. Aga ma olen mõelnud, et see ei saanud olla mingi nagu roosiline pilt, kui ta seal kuskil parkimisplatsides ööbis ja ikka väga keeruline oli see elu. Et kas see ära ei kohutanud, et teid ootab nagu samasugune elu ees? Ei kohutanud, pigem ongi see, kes suudab selle, ega see ongi tegelikult see praegu see, iga tänapäeval samamoodi. See sama reisimine ja see intensiivsus reisimisega ja siis leida see sama treening ja see lõbu ja see nautimine sellega üles, see ongi see, mis murrab mõnikord tänapäeval meie sõitjaid.
et seda ei suudeta, ei leita seda õiget kombot üles selle reisimise ja seal elamisega või sellega, et ega tänapäeval sa pead samamoodi seal bussis elama, ega sul või siis rendid siis mingisuguse koha või palju niisuguseid võimalusi on ja siis ja tänapäeval võistluste graafik on veel intensiivsemaks läinud, et isegi kui sa rendid seal selle bussi koha, sa pead ikka Portugali jõudma, siis jõudma sinna nagu kui sa võtad nagu veel suuremalt selle asja ette ja see ongi lõpuks see, mis tegelikult murrab neid sõitjaid tänapäeval, mis mina näen nagu Eestist just, et see koduigatsus tuleb lõpuks paljudel peale, aga siis toona need koduigatsus siis oli just põnev saada välja nagu. See ei murdnud mitte kedagi praegu. Okei, sina tahtsid Venray kohta küsida? No sa kindlasti mäletad ka seda, ütleme, kogu kombot kogu aeg rataste peal. Jõle vähe ruumi. Magamine oli kuidas? No ma mäletan isegi seda laevavärki, kus võeti üks kajut kamba peale ja pandi kõik sinna madratsite peale, muudeti kuidagi sinna ära, et raha ei olnud ju kuidagi minna, et siis kombineeriti niimoodi, et kõik saaks ikkagi ära magatud. Et see ja samamoodi mõtlen, et mitu pere koos ühe väikse autoga minnakse sinna põhimõtteliselt, kogu pere mõlemad põhimõtteliselt 2 pere ühes autos kõik koos, seal ei olnud, kellelgi ei olnud ju üks laps, paljudel nagu mul õdegi tuli kaasa nagu selles mõttes, et see mahutati ikkagi niimoodi ära, et see aga sai käidud ja tehtud ja mitu aastat järjest niimoodi. Kellegi ego ei olnud seal suurem kui teistel on ju. No seda ja kõigil olid rasked ja mida kombineerisid ja lõpuks mõtlen nii väikse rahaga said ära käidud, et mis oli tegelikult isegi toona võib-olla suurem takistus ja ikka saadi tehtud. Ja võtame nüüd 93 me käisime siis selle esimese reisi ära ja Venrayst tegelikult saime väga hea infi tänu selle Venray peaorganisaatorile Van Vellile. Ja siis ju tulime koju. Siis läks ju päris tööks. Siklite vahetused hakati otsima tehnikat, mis meid vaja oleks, eks. Ja kõik need mõttes umbutajad hakati kohe proovima, ennem ei olnud mitte midagi, nii nagu see sikkel sealt kuskilt oli muretsetud ja peale seda reisi siis olid juba kõik hakkasid summutajad ja asju vahetama ja juba hakkas minema. Et aga ei, see 93 Venray, mõtlen, see oli ja siis oligi 94-95 oligi need 3 aastat, kui mina käisin, et see oli tegelikult väga ägedad aastad olid. Aga see sama vahepealne aeg, ütleme, kui Venrayst tagasi jõudsime, eks ole, siis selge, meie mõtted läksid juba teiseks. Siis EMF-is tegime noortekomisjoni, siis hakkas ETV peale. Ja mis sa ise arvad, kas ikkagi see sari, mis sai tehtud, ETV sari, mida sina sellest mäletad? No võistlusi. Või sul ei olnud vahet, mis võistlus on, peaasi sõita sai? Okei, võistlus oli jah, et vahet ei olnud, mis võistlus oli, aga ikkagi selles mõttes õhtuti, okei, ma ei tea, kas õhtuti, ma seda vastuse võlgu, aga see ikkagi oli telekas. Et ja seda oli, mõtlengi, ootasid seda ju, pandi ju kohe teleka ees ootasid ja vaatasid, mis seal toimus, aga nagu minul oli see, et ma sain võistelda, aga kõik on tänu sellele, et see võistlusi tekitati selles mõttes ju ja kui seda ei oleks olnud, siis oleks ju väga palju vähem võistlusi olnud ja ei oleks see, võib-olla ei oleks ka telekasse ei oleks jõudnud. Peale seda ju hakkas natuke see noorte ala kasvu, seal ma arvan sütitas paljusid sellega alaga tegelema, et see, mis jäi mulje, aga et see
mõtlen et lapsevanemad niimoodi suutsid selle ära teha, selle ETV, see oli ikkagi väga äge asi. No Jüri on rääkinud, et seal mingil viimasel autosustamisel, mis te 70 karikat andsite või? No 80, ühesõnaga, et alguses oli teid seal 8 stardis ja et kasv oli ikka päris Ma ütlen, see läks väga kiiresti, väga jõuliselt, et see kasv oli jah, nagu suht meeletu. Noh, tegelikult, aga okei, Eestis ja siin oligi tegelikult see üldse just mitte aga mootorisport oli päris populaarne, et see nagu, aga siis ma arvan, see tõi, kuna kõik oli nii värske, see avas ka silmad, et kui tõesti niisugused tsiklid on olemas, nagu need lääne tsiklid paljudele, et kes on huvitatud sellest alast, süditas päris palju teisi. Mina näen, see tekitati niisugune sari kohe, et asi läks kohe nii palju professionaalsemaks. No hästi palju ju ikkagi aitas, et tuli Eesti Rood. Jaa, ma just tahtsin küsida, et ühiskond ise ka muutus sellel ajal ju palju, et kui palju sa nagu sellest siis aru said või pärast oled mõelnud, et kõik see, kui teie arenesite ja ühiskond muutus, et see käis kõik korraga. Jaa, see kõik käis korraga, et muidugi ma olin nii noor, et kõigest sellest niimoodi ei saanud kohe hästi aru, aga nagu kõik, mis loodi nendele minu põlvkonna lastele nagu motokrossis, see oli tegelikult nagu, kui oleks nii aktiivsed vanemaid olnud, siis võib-olla oleks Leedu tasemel see motokross meil. Jah, eks vaata, meie õppisime siis ka sihukest asja nagu kapitalism. Jaa. Me ju tulime sealt kuskilt. Aga hästi palju tahtis harjumist ja hästi palju oli õppimist ja siit samast, kui võtta, kus me täna istume. Me poleks iialgi, kui poleks seda Eesti klooni tulnud. Ei oleks seda perioodi olnud, mis oli, teiega toimetasime, eks ole. Ei oleks seda siin olemas olnud, ei oleks meie need, kes me oleme täpselt samuti, nii teie pered ja see Samerpalu punt teil seal, Lõuna-Eesti punt. Sealt ta nagu kasvas järjest, ise kasvasime ja nemad kasvasid ka ja poisid ka kasvasid. Mind lihtsalt pandi see imestama, et igal pool tehti meil see motokrossi võistlus ära, et vanemad olid nii aktivistid või mõtlen, nagu Aivar suutis teha talikrossi Võru kesklinnas, proovisid teha kross kuskil Võru kesklinnas enne. Siis Tartus oli suht seal ERMi juures selle kross. Lillelaadal oli mingi noortele meil sinna kross tehtud nagu Türil, et ja igal pool suruti see niimoodi läbi, et igale poole saadi sellest krossi nagu panna pilti, et nagu päris uskumatu. Preo tegi seal Tallinnas ka ju. Jah, Kalevi klubi ees. Selge, et tänu papale ikka töö käis toomil. Okei, siis tuleb 94, eks. No, jah. Venrei 8 karikat tuli Eestis. Siis olime tegijad. Jah, väga tegijad olime. Ja mõtlengi, et esimene aasta natukene õppiaasta, et esimene aasta just ma mäletan tegi häid tulemusi, aga järgmine aasta juba väga paljud tegid meil niimoodi häid tulemusi, et see nagu käis nii kiiresti kuidagi. No te olite terve aasta tööd ju teinud siin kodus. Oligi tegelikult nii ja käis meil ikkagi niimoodi, kui Tiit Rääk ETV spordisaates ütles maha 4 päeval. Et vaadake, noored motomehed, teil on nüüd näiteks Pärnus on võidusõit. Laupäeval kell 12 olete kohal kõik. Ja oli kõik kohal. Ja oli Tiit ka oma meeskonna kohal. Ja pühapäeva õhtul oli see spordisaates. Nii ta läks. Ja mõtlen, okei, mina mäletan oma klassi, et esimene aasta oli nii ja naa, teine aasta ma olin 4. ja siis põhimõtteliselt
viimane aasta, siis mina Aigar põhimõtteliselt oli mingi 1 ja 2 nagu, et noh, 95. aastal, mitte minu viimane aasta nagu, et põhimõtteliselt oligi suht niisugune domineerimine, mitte niimoodi, et lähed mingit 4.-5. kohta saama, vaid oligi ainult võidu peale. Jah. See ongi aasta 95 juba. Ja. Aga siis te olite juba 96-97 palju väga juba euroopakad. Jah, 96 oli, kuigi me olime veel noored, nagu mina sain täpselt, siis juba tehti esimene Euroopa meistrivõistlus Võrus Meekommel. Siis olid meil seal laagris, käisime trennis seal, siis olid see muud seiklused seal vahepeal poistega, et kes seal meil pundis olid. Siis kui Aigar tuli seal ja minul helistati siia Tallinnasse, et kuule, et autobuss sõidab, külje uks on lahti ja poisid istuvad seal jalad üle ääre. No see selleks. Ma usun, et see oli väga ilus aeg teil. Oli. Ja see ikka jah, seal. Ja siis, no me käisime kummipaadiga sõitmas mööda Võandu jõgega allapoole, aga siis me avastasime, et me peame tagasi ka saama kuidagi, jõgi ülespoole ja voola. Aga need olid päris rasked tassida tagasi, see oli jõhker piin nagu. Kohe kõva füüsiline üketrenn. Lõpus oli allapoole sõita küll sellega muidugi, seal 2 kummipaadiga läksime punniga, aga pärast oli vaja tagasi ka saada kuidagi. Mitu tundi see aega võttis siis? Võttis, no see oli, aga jah, see oli jah. Siis jah, 95, 96 mina juba läinud, aga jah, siis hakkasime 85-ga sõitmas, kes juba olid vanus täis, siis ma mõtlesin seda, ma sain igastahes Meekommel võistelda. Euroopakaid Aigar veel ei saanud, kuna Aigar oli täpselt see mingi 2 päeva ei puudu. Aga ta tegi selle vaheklassi ja siis seal põhimõtteliselt sõitis samasuguse ringi aegasi, mis esiotsa peaaegu 85 või 80 siis euroopakatel sõitsid. No siin enne oli juttu, et isad ja vanemad tegid seda sarja ja kõike korraldasid, aga et kas sina tollal adusid seda, kui palju nagu sinu isa ja teised vanemad panustavad pidid selleks, et te sõita saad? Mingi hetk ikkagi, ma sain suht ikkagi varakult sellest aru, et minu isal ei olnud finantsiliselt nii lihtne, väga palju pidi panustama. See võib-olla avas ka mind varem näiteks ja tegi võib-olla selleks, et ma teeksin kõik, et ma saaksin sellega pundiga niimoodi kaasas käia ja pani mind, kuigi see võib-olla minu isa ei aitanud, aga mõtlesin, et kui ma teen rohkem trenni, võib-olla saan rohkem sponsoreid või midagi ja ma ei olnud ka võib-olla kõige mul tubli, aga ma ei olnud ka võib-olla selles pundis kõige parem kohe. Aga lihtsalt, noh, okei. Kuidagi see avanes niimoodi, et ja ma nägin seda, et see raske elu, aga see, mõtlen, see kõigil meil tegelikult oli raske, ei olnud kellelgi kerge, et ma ei oskagi seda öelda, et sa nägid tegelikult, mis vanamehed tegelikult ja üldse emad, isad kõik, kuidas tegelikult ohverdasid selle nimel. Mõtlen, et samamoodi see võib-olla saan oma postega, läheb mul samamoodi. Sa näed, et kodus aed põhimõtteliselt laguneb ära, aga sellega ei ole aega tegeleda, kui on vaja postiga võistlema minna. Aga see tõigi selle edu natukene, kui ma nüüd hakkan seda aeda nokitsema, siis jääb see 1 päev jälle treenid tegemata ja see jääb tegemata ja see võistlustab jääb tegemata ja kuidagi korraks see aja aken on nii väikene, kui sa pead selle nagu ohverduse tegema ja kui selle ära kasutab maksimaalselt, siis see ükskõik pärast, mis mototeenad valivad, see toob natuke selle lõpuks selle edu, sa saad natuke selle edu sammu kuskilt siis ja said midagi kõrva taha. Ja kõrva taha ja kui mõtlen kogu finantsiga, kõik need lapsed panid lõpus ikkagi sinna motokrossi, mõtlen kõigile kodus, ma arvan, sama teema, et küll see, ma arvan, kuskilt midagi logises kuskil majal või asjad, aga kõik mindi motokrossi. Kui hea treener su isa on? Isa oli hea treener küll, et
aga ta oli väga range, ma arvan, paljud teavad siin, et ega ta lihtne ei olnud temaga selles mõttes. Aga ta alati küsis, kas ma tahan olla profisportlane või hobisportlane. Hobisportlane, siis ta ei nääguta, ei kaaguta, käimegi Eestis ja naudime ja läheme nädalavahetuseks võistlema ja teeme kas või grilli seal ja lähme koju tagasi. Kui ta profisportlane olla ja sa unistad profist, siis on reeglid sellised. Aga see oli juba suht varakult, ta mulle mainis seda. Ja siis mina ikkagi tahtsin olla profisportlane ja siis ma pidin ära kannatama see, mis ta seal vahepeal röökis või tegi. Aga see reeglid olid paigas. Milline treener sa nüüd ise oled? Mina ütlesin oma poistele samamoodi, kui tahate olla hobi, minul oleks meeldinud rohkem, kui ta olekski hobi, mina saaks ka sõita siis rohkem, siis mulle meeldib sõita, läheski sõidaks kõik Eesti krossid rohkem kaasa, kõik MX liigad või noortekarikad ja seal on isade klass, sõidaks ise seal on aga kui tahate kuhugile kaugemale jõuda, muidugi ma lastega ei olnudki niimoodi minna nagu plaanis, nagu ta läks. Aga nad läks ikkagi sinna motorossi peale kõik see asi jälle, aga jah, nagu ja siis ma olen ka ikkagi suht mingis asjas ma olen ikkagi range, aga kõvasti leebe, ma arvan, kui mu isa. Tänapäeval ma olen nii range ei tohiga olla muidu, et ei lubatagi sul tegeleda, ma arvan. Ja, Jüri ja Veronika on siin rääkinud, et seal osadel välisvõistlustel meie inimeste jaoks oli suur üllatus, et seal oli selline inimene, mingi lastekaitseametnik, kes kontrollis, et ei oleks mingi lastele liiga intsidentes. Ja siis nad on öelnud, et ei tea, et meie ühiskond vist ei olnud veel valmis siukseks asjaks. See ei olnud täitsa valmis niimoodi võib-olla, aga mida mina näen, et meil läheb vastupidi just. Kus Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa on suht ikkagi konkreetsed ja keevaverelised, kus räuskamine ja kätega vehkimine on nagu suht tavapärane. Osa temperamendist on ju. Temperamendist sa näed ju liikluses seda, see tuleb meil ju nii neutraalselt see kõik see ja meil tuleb sükene, et küll me saame, kõik on tublid, anname juba karika kätte enne kui võistlus on ja Soome läks seda teed ja me kopeerime Soomet ja Soome oli vaata kui võimas motomaa ja tegelikult seda täna on, ei ole tegelikult ja üldse spordis tegelikult peale jäähoki neil on ju tegelikult suht kõik allamäega läinud, kui nad suve olümpial võtsid nii palju medaleid, siis selle hea ühiskonnaga nad tegelikult on teinud, ma arvan, spordis on teinud küll nagu vähikäigu. Ja motorspordis eriti. Motorspordis, jah. Crossis ja enduros, kui siin ütleme eelmine sajad, siis oli ju enduro maailmameistrid kõik soomlased. Jah. Ma mõtlen, ja samast Crossist see ju vaata, kui palju Soomest tuli. Jah, see sama, kui mul Belgia manager rääkis 80 lõpp, 90 algus, kui kas või 2,5 või 500 sõit läks, siis top 10 võis olla 6 soomlast. Ja täna ei ole neid nimesi enam seal, et kuna see töö ja see info, see jäigi laisaks, kuna see tänapäeva ühiskond natukene muutus laisemaks, see süsteem võib, ma ei oska ka arvutada seda, ma ei tea, aga see tundub niimoodi. Ja me natukene, me tahtsime liiga palju snitti võtta sealt ja meil natukene juba annab seda tunda. Kus see tasakaal siis on selle karmuse pigem on see, et inimesed on natuke laisemaks läinud. Ma ei teagi nagu see, kus mujal Euroopas ma näen ikkagi on nagu suht töökamad. Ma ei ütle, et kõik meil Eestis on, aga see ühiskond on meil nii palju mugavamaks läinud, laisemaks läinud ja heaks. Just paremaks just kui mujal pool Euroopas ja see ühiskond on nii heaks neil läinud. See on mugavustsoonis ja see oodatakse, et see kõik kukub neile iseenesest sülle, tegelikult ei kuku midagi siin nii iseenesest sülle, et see... Ma toon ühe või korraks lähme veel selles ajasliinis pisut tagasi. Sina olid ka selles pundis, kui käisime Soome vahel neid 5-minutisi sõita. Ei, ma ei käinud Soomes ühtegi võistlust tegemas. Ma käisin ainult Soomes 9. lõpus neid Soome 80 klassi klubivõistlusi tegemas, mis Tiit Kuusk, seal oli meil ühes, vaata Kalev oli see, ta oli oma motoklubi ja siis ma käisin ainult neid klubivõistlusi tegemas lõpus, aga siin, ma ütlen, Aigar ja kõik te käisite seal Soomes, aga mina sinna ei jõudnud võistlema. No see on 4 päevatud või kui me 3 päeva krossid praegu Pärnus. Ja
seal oli niimoodi, et sealt tuli meile ka selgeks, et meie jaoks jäi see 5 minutit nii väheks, et seda ei olnudki Pökkes. Ja siis ei olnudki mõtet enam meil sinna üldse trükida. Enne siis võtsime suuna ju hoopis Euroopa poole. Ja. Siis tulid Saksad ja kõik see Hollandi ja noh, mida sa ka väga hästi tead, siis juba see Sven reist ja kõik need reisid, eks ole, siis noh, meie tegime oma poistega imba sarja kaasa ühe, aga rohkem ka ei teinud. Selle juures siis ka juba see meid ei rahuldanud enam. Aga vastavalt sellele on nüüd ka see suhtumine ja noh, kui seal öeldi, kussutatakse ja sind ainult silitatakse sealt samast, kui sa lähed juba level kõrgemale, eks. Lähevad asjad ikkagi tõsisemaks tükivad. Eks sellest on ka vaja omad seisukohad võtta, eks ole, kuidas sa toimetad. Toon nüüd sellise näite, kui ma toimetasin ju Toome Rikiga 2,5 kuu aega. Hoopis teine inimene ja küsib vanaisa, ütle, miks ma pean kiiresti sõitma. Las ma sõidan nii, nagu ma tahan. Ja vaata, see oli nüüd tema suhtumine. Ega meie ei keelanud, siis küll sõida, siis lõpuks lõi hoopis käega. Nüüd on aasta 1,5 on vahet olnud. Jah, aasta on vahet olnud või rohkem natuke. Tegime kodus tööd seal ja siis vanaisa tead, sa pead uuesti rikkaks saama. Et saaks sõita ma tahan sõita, aga nüüd ma tahan juba käikudega sikli. aga mul oli Travisega samamoodi. Mul oli endal niisugune põrra, millega ma sõitsin siis MM-idel või crossidel pädoki vahet. Noh, poisid ju kodus sellega sõitsid. Ja siis sõitsis sellega, et lähme sõidame kuskil crossiraja, sõitsin natukene, 4-aastane nagu vist oli. 2 kuud natuke sellega sõitsis, siis ütles, et tema lõpetab karjääri, aitab. Ma ütlesin, okei, sobib, et kui ei taha, siis ei taha. Siis, aga siis sai 6-aastaseks ja siis 6-aastaseks hakkas, et kui tema tahab ka 50 tsiklit saada. Ütlesin, ma ei osta mingisugust 50 tsiklit sulle, pärast 2 nädalat läheb mööda ära ja siis rohkem ei taha seda nähagi. Siis mõtlesin, ma käisin ise hallis trennis, siis ma ütlesin, et okei, et kui ma ise käin hallis trennis siin, seal hallis olid need Hondad, mida sai rentida seal, siis ma tegin temaga diili, et okei, kui ma käin siin ja terve talv otsa ikkagi käid minuga kaasas ja tahad sõita ja pauside ajal, kui teised sessioonid, laste sessioonid on seal, sõidad siin ja kui sul isu on, siis ma sünnipäevaks ostan sulle ikkagi 50 säre, kui sa oled 7-aastaseks. Aga mina arvasin kogu aeg, ta loobub, tal ei ole siukest püsivust, et tuleb sinna, peab vahtima ja siis ta magas seal toolide peal vahepeal, kui mina tegin trenni ja asjad ja aga ikkagi tegi ära ja siis ma ei saanud lubadust taganeda enam ja siis ma ostsingi talle ikkagi selle 50 ära ja siis läkski seda teed. Kauaks seda jagus siis talle, seda 50? Ja tundus, et ta sellega sõitis võib-olla pool aastat. Ma suvel ei käinudki temaga võistlemas ja hallis seal mingi 1 võistluse või 2 tegi või sügisel. Suvel tegi mingi paar võistlust ainult ja siis tegi veel 7-aastaselt tegi seal enne jaanuarit tegi ka paar hallivõistlust ja siis juba suveks ostsingi talle 65 ja polnudki siukest nagu profina lähenemist, kuna ma ise pidin nii palju tegelema. Siis mingi hetk nad lihtsalt surusid niimoodi, minul oli see, et nendel oleks mingi tegevus, et ikkagi sikliga oskas sõita ja siis, aga kuna ma olin nii palju ise ära, siis nad selle ümber maja ikkagi kaarutasid sellega, aga see stiil, mis sisse kujunes, oli vale. See mulle meeldinud, see oli nagu minu silmis oli see ohtlik. Ja siis ma ütlesin, et okei, nüüd Travisele, et nüüd me peame sellest lahti saama, nüüd hüpped või asjad, see stiil oli nii lohakas, see ei olnud nagu õige, et ma näen, see on vale, et see läheb ohtlikuks. Siis mul läks 2 kuud välja, et ma ei lasknud tal meetrikki sõita. Nii kui ta valesti tegi, kohe võtsin maha uuesti.
siis mõtlesin, nüüd raudselt ta sõiduvärgid ei saa nautida ega midagi, ta ei tahagi sõita, et minul lihtsalt teha see turvaliseks see sõitmine natuke rohkem hüppamine, et muidu see kujuneb liiga sisse ära ja siis oligi 2 kuud läks selle ühe paha harjumuse välja sõelumiseks, kuna ma ise olin võistlemas ja siis ikka võtavad see tsiklid ja käivad ja sõidavad seal ümber majad ja aga see lohakas stiil jäi sisse ja siis selle välja lihvimine läks ikkagi väga raskelt, aga siis see ei olnudki veel, et käiski võistlemas, käisime siin, kui ma olin, panin mõned võistlused, tegin sinna noorteklassi, panin, oli ka ajasõidus 32 ja mis oli seal. Ja võidusõitude ajal läks paremaks ja siis mingi hetk muidugi, võib-olla nüüd lähme natuke teemast liiga kõrvale, aga siis tuli see koroona aeg ja mul oli enda põlluvigastus ja siis natuke sai rohkem nendega tegeletud ja siis tulid meil natuke säravamad tulemused ja siis muidugi Aigar juba Lukasega käis igal pool võistlemas. Siis nad ütlesid, nemad hakka võistlemas käia nii nagu Lukas on, ma ei tea, et ikka mingid paremad tulemused teete, siis saate minna rohkem võistlema. Siis tulid paremad tulemused ja siis nad hakkavad välismaale võistlema minna ja siis mõtlesin, kui keegi teist Eesti meistriks, siis hakkame vaatama üldse, kui Eesti meistriks olete, et enne me oleme mõtnud minna. Ja siis tulid juba Eesti meistriks ja niimoodi see läkski ja siis ongi välismaal juba. No, teie pealt võiks nagu öelda, et see on kasuks, kui vara välismaale minna. Sa ise... Jaa, aga mulle see info oli olemas, aga lihtsalt see lõpuks peab ka poisi sisemast tulema. Meil on nüüd grupp vanemaid, kus ma näen, et poiss tahab, aga vanemad on laisad. Ja siis on niimoodi, et vanemad tahavad, aga poiss on laisk. Nad suleks vaja 2 niisugust samasugust kombot kokku, et kui tahad nagu profi maailma minna. Aga ma ütlen ka, et see, et keegi... Nüüd ma näen seda, et poiss tahabki näiteks sul, ta tahab sõita, ta tahab nautida, aga sellel ei ole ka midagi pahasti. Aga siis loobutakse, kuna kõik mõtlevad, et tahavad, kõik ei peagi võitma. Sul peab olema ka see, et sul oleks nagu nauditav see. See on ju tegelikult on äge. Kunagi kõik tahtsid motorossi tsiklit saada mitte võitmise pärast, vaid see oli äge ja lahe. Muidugi süües kasvab isu ja asjad, aga näiteks siiamaani mina tahan tsikliga sõita, kuna mulle meeldib tsikliga sõita. Aga paljudel see võidu, see jänu oli nii suur, et see kustutas selle sõitmisisu vahepeal. Ja. Pluss see annab nii palju nagu seda isa ja poja ja perega koos veedetud aega, mida... Et see ju tegelikult, kui sa hakkad tagasi mõtlema, see oligi see kõige ägedam osa praegu. See, et võidud tulid, see oli kõik boonus pärast. Aga see oli boonus, jah. Mõtlen see, et me nii hästi läbi lõime ja kõik see info pandi siia, kõik tahtsid paremaks saada, aga see grupi seal Belgias viivitud need aeg oli väga äge aeg. Et siis veepargis käisime ja... Keegi ei sundi. Jah. Kõik tahtsid minna. Siis oligi, siis mõtlen nagu see mälestus, kui me läksime sinna Sandparks on see koht, see Belgias sinna läksime sinna veeparki ja see oli äge mälestus on ja siis kõik siuksed nagu, mida meil siin Eestis ei olnud. Et see kõik oli nii nagu, et see muidugi, aga mõtlengi nagu see lõbu ja see töö käis nagu käsi käes ja lõpuks tulid need tulemused, aga kõik oli tegelikult äge nagu. No mis minule lapsena tundus, võib-olla lastevanematele teiste on teine teema. Ei, aga seda me tahtmegi teada. Ja, just. Kuidas teie mälestus? Lapsevanemad on juba enda arvamused välja rääkinud enam-vähem. Meie idee oligi nüüd selles, et nüüd tahame teiega eraldi ja üksi vähem. Keegi ei mõjutaks sind, et sul tuleks nagu siuke oma mõte siit välja ja nii edasi. Aga mina küsiks su käest nüüd, kui sa oled perepea, sa oled tiimipealik. No ma ei oska öelda, võib-olla mul naine rohkem, aga... Äge rohkem tiimipealik. No ei saa ju öelda niimoodi, et meil kõigil on marra rohkem niimoodi. Aga nüüd sinu nagu pühendumus on ikkagi täielikult praegu poiste suunas või? Poiste suunas, jah. Minu pühendus, et ma ohverdan niimoodi, nagu minu isa ohverdas. Et võib-olla on see rumal, aga mõtlen, ma motokrossis see, mis ma tegelikult saavutasin ja teenisingi raha, siis ma praegu kõik peaaegu uputanud sinna motokrossi tagasi, et see, aga mu töö, käed, pärast ma mõtlen ikka midagi välja, aga see ajaaken on nii väike, et
et kui neil on lahe, siis on ja pärast saab ikkagi, kui sa piisavalt töökas inimesed midagi saad ikkagi elus teha, et saad hakkama, et see praegu ma lihtsalt keskendun, mingil määral ma jäin natukene hiljaks oma poisega tegelemisega, et mul ei olnud seda visiooni, et nemad hakkavad täitsa niimoodi profisportlasteks. Aga siiamaani, kui ma näen iga aasta arengut, siis praegu ei saa enam taganeda, et praegu ongi see. Hoog on see, rong liiguga ei saa. Et see nõuab vanematelt ja poistelt ja samas ongi, poisid peavad ise tahtma seda ja ma iga kord küsin, isegi kui neil on mingi suurem vigastus, siis ma küsin, kas ma tean, mis see on nagu, et kui te tahate ikka sellega tegeleda, siin niisugused riskid on sellised ja mõnikord ei peagi olema sinu enda süü, see ongi motocross, on kaasvõistleja, tehnika, kõik, mis seal on selle sees, et ja olete selleks valmis ikka. Mõtlen ka, et kui see Portugali lähed, siis magame seal väljas on 38 kraadi kuuma ja siis peame bussis seal kuskil magama. See on kas tahad sellega tegeleda, näete seda. Kui nad ütlevad ja ikkagi tahavad ja ma näen seda sära, siis ma ikkagi ja praegu on kõik ikkagi positiivses suunas läinud, et selles suhtes tulemuste mõttes, aga jah, see peab olema. Ise peab ohverdama palju ja poisid peavad ohverdama palju. Ja kuidas sa finantseerid seda kõiki? No ta just ütles. Mõtlen oma karjääri. kõik oma, võib-olla mina olen üks väheseid motocrossisõidjaid, kes on saanud sellest nagu päris palju finantsi teeninud sellega, aga ma olen uputanud sinna väga palju sellega kõik ära ja ei olegi niimoodi. Ma mõtlen, need samad kontaktid, mis isa ja Väino on loonud, et sponsorid, kes ise juurde seebinud, ilma sponsoriteta ka ei saaks seda teha. Ja kuna minu eelis on see, et mul on natuke kontaktiga väljaspool Eestist, nagu mitte just nagu rahalises mõttes, aga juppide osas näiteks, et sealt ma saan mingisugune, midagi on tasuta, keegi tuleb appi mulle, aga minu see eelis ei ole see rääkimine nii hea, et ma ei julge minna inimeste käest niimoodi küsima, aga kuna need, kellega ma olen rääkinud ja olen juba läbi saanud, kus see juba jää on murtud, siis seal on mul lihtsam nagu rääkida, aga uute inimestega minna, siis natuke see on minu miinus, aga samas jällegi tänu see, et see kõik see tee on kuidagi juba siit alguse saanud ja käidud nii pikalt, siis tänu sellele võib-olla ma saan ka oma poistega lihtsamini tegutseda need samad sponsorite juurde läinud, kes ongi siin olnud võib-olla need samad papad, kes annavad natukene selle sponsoruseks või kes on sellega seotud olnud siin isegi peale 90 lõpus või 2000 algus, kes on sinna motocrossiga liitunud ja kuna see siis on seda läinud seda teed pidi nagu, et ma saan natukene tuge, et ilma selle toeta ei saa ja ma teen ka laagreid ja selliseid asju, aga sellega täitsa ei majandaks täitsa motocrossi ära, aga inimesed, ma arvan, see paneks palju inimesi kukad kratsima, sest ma nii väikse eelarvega 2 poisiga lähen nagu, sõidan päris palju Euroopat läbi, et see, ma arvan, paljud Eesti-Läti krossidel kulutavad rohkem. No sellepärast ma seda küsisin, et ma olen ise selle läbi elanud. Aga mida sa teed samamoodi ja mida sa teed teistmoodi, kui sinu endaga tehti? No see reisimine, see bussis ja see nagu, kuna mõtlen, Portugali sõitmine ei ole odav asi, et samas bussis elamine, see on suht sarnane nagu minu isaga oli see madrats põhimõtteliselt bussi põranda peale. Tänapäeval ma ei saa minna ka uhkema kämperite ja asjadega, et kaalud ei saa lõhki minna, neid kontrollitakse rohkem. See, kui sa paned juba kõrgema kaalu, siis ma 4 siklit on raske kuhugi sisse kämperisse ka panna, et siis peab käru panema, panen käru taha sinna. Prantsusmaal see võib ära vartsata, mulle ei meeldi see üldse, siis ma pigem olen nagu siis ma lähengi sinna bussi, kus mul mahub 4 siklit sisse ära, et mul oleks põhimõtteliselt kaalus väga minimaalselt ehitatud sisse. Aga reisida on nagu odavam asjad, aga koha peal elamine, see on ebamugavam. Aga lihtsalt peavad ära kannatama ja kui sellest ujuvad läbi, siis nad ja siis ma näen ka, kui väga nad tahavad, kas nad ikkagi tahavad nii väga teha seda või ei taha, aga siiamaani ikkagi tahavad, selle on nad alla neelanud ja erinev on see, et mul on juba see info, ma ei pea ma ei katseta niimoodi nagu siin väga paljud, kus minu finants jääbki, ma ei lähe väga palju seda teed, kuhu ma viin mootori tuunima, mis on modisettingud või asjad, et see ei tööta, võin sinna, ega siin on ju mullipuhujaid ka hästi palju, kus Hollandisse sa võid mootori saada
mööda püksi niimoodi, et või kuhugi amorti. Ma tean, mis töötab, ma olen olnud testisõitja asjad ja see nagu ja motocrossi on veel selline ala, et isegi kui kuskil on mingi parem asi, ma ei pea minema kohe seda ostma ka, et motocrossis suudab teha raja peal natukene ka lahjema asjaga ära, et see ei anna niisugust imet, et kui me vaatame isegi rahvusliku krossi, siis MS2 sikliga sõitakse top 3-ga 4,5 klassis, et see on ju poole lahjem sikkel, aga ikka sõidetakse võidu või näiteks Lukas näiteks sõidab tihemisse 125-ga põhimõtteliselt seal MS2-ga võidu väga kõrgel tasemel, siis aga see sikkel ju annab nüüd, see on ju nii palju lahjem, seda aastal 5 kui võrreldes 2,5-4 takti, et see noh, et see jäi mul tegemata, et ma ei pane nii palju rõhku ei kuluta raha sihukeste mõõdetud asjade peale, et see minu eelis võib-olla, kus mul isal veel ei olnud sihukest pagasit ja oli vaja, ma ei tea, see summuta, see keegi määrib, seda on vaja või siis tänapäeval ma ei lähe niisama lihtsalt testima kogu aeg kõiki asju. Ma tean, see töötab, see ei tööta ja see on minu eelis. Aga seal Paddockis praegu on neid sinu endisi võitluskaaslasi päris palju oma poegadega, et jah, sama nagu Bengi oli siin ja siis me oleme kõik sama rumalad, et läheme ikka sinna sama teed pidi, et Pervuuts oma poisiga, okei, Everts on natukene vanem, Everts oma poisiga seal, et seal on, mõtleme, okei, Spring Media ja Stribersiga poissid, aga tal on veel nooremad lihtsalt, tal tundub, et ka tuleb. Ja kui Kairoli ütleb, et temal ei tule, siis temal poiss on ka motocrossis ja see sõidab selle elektrikaga, mina näen, et seal mina küll mingit muud võimalust seal ei näe, mina arvan, sealt tuleb ka. Ja siis seal on, no ma räägin, seal okei, osadel on tütred sündinud, aga isegi need tütred see ei sõitma pandud. Kas siis nendel, kellel ei ole isa nagu sealt maailmast pärit, kas neil on üldse võimalust? No on tegelikult, võtame kas või Antoniagi. Kuna poiss ise nii tahtis ja on 9-kordne maailmameister. Et sul mõtlen, see lõpuks peab poisil see tahtmine olema, see infot ammutada. Muidugi vastavad inimesed peavad ka selja taha mingi õigel ajahetkel sattuma. Aga siis on võimalik seda teha, aga muidugi on sul lihtsam, aga mõnikord mina ütlen seda, et see kõik on kandikutel ette toodud, see võib-olla on natukene vahepeal just toobki mingi takistuse. Mingi pidur võib paneb. Jah, mingi pidur, kuna kõik on nii ette taha ära tehtud, kus see pidur tuleb nagu lihtsamalt ette, kui see peab nagu natukene mingit nälga tekitama vahepeal, et saaks nagu sükse emotsiooni üles. Jah, et ma tahaks seda, nagu oligi näiteks, natuke minuga juhtus niimoodi, et oligi, et Venra joos need uksed, seal olid need uhkemad bussid, uhkemad sikrid, ägedamad kleepsud, ägedamad riided olid, kõik sükene, okei, ma tahaks seda saada, siis natukene siin kuidagi pandi kokku kõik, ma mäletan, mingi Akso kataloog käis ringi, siis telliti sealt riided, saadi midagi, siis keegi juba sai mingisugused, Ülo Raudse praamast natukene juba mingi Sinisalu andis ühe riietuse selga, siis kuidagi läks sinna Euroopa meistrivõistlustele ja siis seal juniorite MM oli juba koos siis MM-iga näiteks Kaildorfis. Siis nägid neid rekkaid, et siis unistad, et kuule, kui ma siia alla saaks, siis hakkasid saama juba sinna nagu lähemale mingisse tiimi ja siis kui ma saaks ainult sihukese sikli, kui lahe sellega sõita oleks, mis seal nii palju erilist on, siis said selle järgmise sammu. Unistasid niimoodi nagu mis ei olnud kättesaadav kohe ja siis see nagu pani rohkem tööd tegema ja tahtsid seda ja lõpuks kuidagi saidki sinna nagu. Aga kõigil ei pruugi niimoodi minna, aga minul läks niimoodi. No see lihtsalt kindlasti paneb pingutama. No aga lihtsalt oligi, see ei olnud nagu nii kättesaadav ja see pani pingutama aga see peab olema, see on nagu sõnades tundub nii lihtne, aga kui mõtlengi nagu Antoniatki või üldse neid mõnikord see peab tulema seest, nii sügavalt seest, nagu see on nagu mõnel on see olemas niimoodi. Sa oled ju tegelikult Eesti noori päris palju näinud, et mis seisus see meie noorte kross on praegu? Meil on noorteklass alati päris tugev. Ja võib-olla kuna meie alustasime seda ja siis sealt kuidagi on jätkanud see päris hästi, aga peale noori meil kuidagi see jõud natuke raugeb.
et seda jätku hüperlava oleks sinna vaja, sest et see noorte meil on tegelikult väga palju, kui sa võtad juuniorite MM-i tulemused lahti läbi, kuna see hakkas meil pihta üldse, kui see nüüd võtta, siin on 65, siin on liitnud 85, 125, kui me võtame selle lahti neid top 10 või top 6, siis ma arvan top 3 oleme koos Lätiga seal on Eesti, mis neid tulemusi saavutanud on sinna, et seal mõtlen seal Kristiina on 2 korda teine, mina olen 2 korda võitnud, Aigar oli 3, Lukas on võitnud juba, Teo Kolts on 3 olnud, sul on nagu kui võtta need medalid nüüd sinna kokku väikse Eesti peale, noorteklassis, siis Vetik oli Venemaal 85-ga teine, et seal on neid ja kui sa võtad veel top 6 välja, näiteks Park oli minu isegi seal 4 äkki Bulgaarias üks sõit või midagi oli ja Tamur Talvik oli 5 Kaldahtis 65, kui sa võtad kõik need top 6 tulemused seal juunioritest välja, pikk nimekiri. Siis tegelikult Eestis on väga pikk nimekiri, aga nüüd on küsimus, kuidas sealt nagu edasi minna. Sest et kunagi meil on võib-olla nii kõva alus pandud kunagi noortele ja see oligi see noortekomisjon tehti asjad, aga see kandub vilja natuke pikemalt, aga sealt edasi meil ei olnud nagu midagi sükest nagu, sest et seesama noorte puntidega mingi hetk läks ju välismaale võistlema. Just. No üritavad ju samas need noored ka praegu, et mis neil siis, ma ei tea. Sest meil, kui ma vaatan praegu noori, siis meil on nagu 85 on praegu väga nimekas seltskond, aga siis seal ongi see, kas see töö sinnani on nagu natukene on karm, aga mingil määral ikkagi lihtne veel. Ja see õige töö tegemine, kui seda vaja hakata tegema, see on päris karm. Ma räägin seda, see reisimine ja siis see kodus olemine ja see tööd ja hirmad kellelgi alati kannatama hakkavad ja siis on vaja kool ja kõik see nagu see kombo kokku panna, see on nagu kõige raskem osa. See sikli sõitmine või treenimine kõige lihtsam osa, aga pane see kõik see kombo kokku seal, see on nagu kõige raskem osa, et seda on vaja õppida nagu kuidagi, aga jah, see päris palju vist jääb siis nagu selle pere kanda ka, just see inde ära ei kaoks. Perekond, aga samas ma näen just, mis meil siin oli nagu noortena. See koostöö, aga ma ei teagi tänapäeval, et midagi võib-olla nad läksid rohkem kas või kas ei saada nii hästi läbi või saab ju koos minna. Ma olen ise kogu mõelnud, me läheme Saksamaa meistrivõistlustele. 5 autoga sõidetakse sinna, 5 autoga tagasi. See on põhimõtteliselt üle 1000 euro üks ots. Juba ühe otsa peale paneb 5 sõitjat, paneb 5000 euro magama, tagasi ka ju. See on 10 000 euro läheb juba nagu ja kõik lähevad eraldi kuidagi ja asjad. Samas ma mõtlen ka, et nagu ühte hoida kuidagi ühiselt minna või see on nagu, see oleks nagu natuke see tulevik, aga see on muidugi teine teema praegu. Mõttekoht. No jah, see on mõttekoht täitsa, mis tulevikus saab. Eks me esitame need küsimused veel noorte poistele ja isadele, papadele, mammadele ka. Tähendab, meie mõte on ka seda, et nüüd me teame ka, kes sa oled täna. Tahame seal kindlasti saada vastuseid nüüd ju siis järgmistest sellistest puntidest. Ütleme, Tartus ju koolitus toimub just jungedele, pätakatele, see, mis ta on siis? Moosest sa mõtlete? Akadeemia, äkki see on samas ka. Tartus nagu on see äksi, siis seal on veel natuke. Siis võta meie klubi Red Moto siin, noored toimetavad, võta Kiili, isegi oma rada ja kõik nii edasi, eks ole. Pärnus ka, jah, täpselt see. Pärnu. Järelikult selliseid pulte on praegu, tuli juba mingi 5 tükki vähemalt. 5 vähemalt. Aga siin hakkabki kindlasti see küsimus tekkima, et küll need puldid läksid liikuma ja just see ajaline, kui on nüüd lapsed kuskil 15, 16, koolid, reisid ja et kõik need asjad kokku panna. Nüüd finantsi poole pealt minu arust nüüd on juba lihtsam, kuna
ikkagi elu on edasi läinud. Minu arust on ikkagi Eesti elu on päris hea. Pole siin häda midagi. Aga et see finants ka tuleks neil peale ja see tahtmine. Kui tahtmine ka on, siis lähevad. Natukene, mis mina näen, et võib-olla, mis nagu erinev on, et nüüd lapsevanemad tulevad ja nagu need kõik võimalused on nagu loodud juba. Kõik need noorte treeningrühmad ja asjad ja aga nüüd lapsevanem jääbki sinna selle noore rühma treeninggrupi treeneri peale lootma, et see on ainuke võti. See ei ole ainuke võti. See nagu, ja mis ma nagu seal akadeemiaski näen, tuuakse nagu laps üle ukse sisse ja et oleks nagu lapsehoid natukene, aga samas natukene nagu kõik on tore, kõik tahetakse teha ja siis käes küll võistlemas, aga sul, ma saan aru, neil on firmad või asjad, aga natukene võib-olla peab ka lapsevanem sinna huvi panema, et see tuleks nagu toimiks paremini, et siis sealt saaks nagu ja lapsevanemad saad ise ka mingisuguse parema siis aru saama sellest, et ma olen vahepeal nagu, et vahepeal näen, et nad käivad siin treeningpundis ja siis kui võistlema tulevad, siis vaatan, et natuke kaugel ikkagi motocrossist. Et nad ei tea, mis toimub täpsemalt. Et sa peavad ennast ka rohkem kurssi viima. Või siis koolitusi tegema lastevanematele natukene rohkem või see sama treenirühmad liita natukene lapsevanemaid, natukene tuua üks kord kuus, üks kuu kas või kuule, vaatame natukene siin nagu, et avada nagu lapsevanematele, et mis siin meil oligi nagu teistmoodi, et kõik olid lapsevanemad. Nagu. Just. Ma võtaks äkki selle vestluse kokku, küsiks sellise küsimuse, et käisime Etsiga rääkimas, tema ütles, et motocross oli põhimõtteliselt nagu sõjavägi, et said nagu samasuguse kogemuse, ainult relva kasutada ei oska, et kõik see distsipliin ja kõik see tuli sealt crossist, et mis cross, millise inimese cross sinust teinud on? Okei, distsipliin või seda küll, aga pigem on, ma ei tea, võib-olla, muidugi see motocross andis niimoodi, et ja mina ütlen seda ausalt kohe, et väga paljudes pahandustes võib-olla motocross hoidis eemale, kuna nädalavahetusel pidid minema crossile ja oligi see visioon ja sporti teha ja et just teistmoodi nende sõpradega kokku saada ja nädalavahetustel põristada või kui keegi tulid sinna laagrisse, et nii palju ikkagi aitas, et saada järgmine päev siklitega sõitma minna ja koos sõita ja üritada nendest parem olla, aga samas see oli kõik koos sõitmine, see oli ju äge. Ja need, mis vanemadki korraldasid, minu meelest oligi Trofimetsa käis Jaanikesis korraks seal tehti mingi koolitused asjad, need nagu ootasid seda kuidagi, see oli nagu äge, aga võib-olla mul nagu nii karmilt ei saa öelda nagu sõjavägi oli, et kuigi mul kodus oli selline kord, aga minul oli lihtsalt see hirm ja ma tegin kõik selleks, et kuna isa vahepeal ähvardas sellega, et müüme sikli maha ära, aitab küll, et siis ma nagu kartsin, et see sikkel müüakse maha, et siis ma tahtsin lihtsalt sõita kogu aeg sikliga, et minul oli see unistus, et jõuaks sõita ja mingi hetk oli mul see, et natuke vanemaks sain, siis mis motocross oligi see, et minul lihtsalt olid nagu igal ühel on oma visioon, Etsil võib-olla see distsipliin või asjad, aga mul oli vaja jooksmas käia ja jõuda, ega minul oli see, et ma vihkasin, kui ma ära väsisin. Mulle ei meeldinud see tunne, et ma ei jõua enam. Siis ma nagu ei tahtnud ära väsida, nagu mulle ei meeldinud see tunne sikli peal, et siis ma ei saa enam nautida. Ma olen hingest põhjast nii väsinud. Ma olen täitsa hingetuks sõitnud, ma ei jõua enam siklit taltsutada, sikkel juhatab mind, ma ei suuda enam nagu nautida sikli sõita ja siis see pani mind rohkem töötama, kuna mulle ei meeldinud see tunne nagu väsinud tunne. See on ju tegelikult, kui sa jooksid ennast isegi hindetud, see ei ole ju mõnus tunne. Nagu ma tahtsin ikkagi olla sikli peal ja siis see pani mind rohkem treenima, et ma ei tunneks sükest tunnet, et ma oleks nagu nii küpse, et ma enam ei naudi seda. Põhud on nii väljas, et ei jaksa näppu liigutada. Et see tunne oli nii vastik mulle, et see pani ka mind liigutama nagu rohkem. Ma arvan, et mitte ainult crossis ilmselt siis sa pingutad muudes asjades. Muudes asjades ka, aga muudes asjades ma jooksin hästi palju ja asjadega ja vanamees mind panigi hästi nagu varakult jooksma ja sporti tegema ja see oli meie perekonnas nagu selles mõttes juba Väinast oli see kultuur sinna või siukene komme külge tulnud, et see spordi tegemine nagu oli au sees ja asjad, et ja mingi hetk ma ikkagi jooksin väga palju ja siis nagu, aga ma ei nautinud seda nii palju.
aga ma lihtsalt tegin sellepärast, et saada motokrossiga niimoodi sõita, et ma jooksin ennast mõnikord hingetuks. See oli vastik tunne, aga ma ei naudinud seda niimoodi, aga et ma saaksin just nautida motokrossi seal, et ma seal ära ei väsiks. Ma nagu mõtlen, võib-olla see oli ka minu edu võti, kuna ma nii nautin seda siklisõitu. Ma tahtsin nii väga seda siklit saada, tahtsin selline nii mõnus oli see sõita ja hüpata. Ja mingi hetk oligi, saidki proovida erinevaid asju või siis see rada muutus kogu aeg. See lülitas minu pea niimoodi välja, et ma ei pea mõtlema, ma saan olla ainult hetkes nagu. Ma ei ole seda nii keeruline seletada, et ma sain olla ainult hetkes, kus ma ei pea mõtlema mitte midagi muud. Näiteks isegi kui ma lähen suusatama, mu pea ikka jookseb kuskil, et okei, ma pean seda tegema pärast kodus. Ma teen, või lähen jooksma, mul ikkagi mõte jookseb motokrossist või midagi, et ma ei saa nagu, kui ma olen motokrossis sikli peal, siis mu mõte nagu ei ole mitte kuskil mujal kui siis selles sa aia samas. parandamisest ei mõtle. klapid kõrval. Aga ma isegi noor olen, ma jõusaalis ikka mõtlen millestki mingit muudest asjadest juba, et okei, ma pean seda tegema, okei, pesu ma ei saanud tööle, aga kui ma olen sikli sellesse üks hetk, siis mul on ainult see sama nagu ja see kuidagi nii värskendav, kui sa sellest nagu sikli pealt oled maha, et ükskõik muus spordialas ma korraks suudan ikka mõelda millestki muust. Aga motokrossiga oli niimoodi, ma läksin nagu nii ühte, et see lüüdas mind välja näiteks kõikidest muudest asjadest. Teised käivad, ma ei tea, kus retriidis, et seda kogemust saavutada ja see on nagu, mis motokrossist nagu võib-olla sellepärast naudin ka, et ma mõtlen, kui kõik jooksmised asjad, see oli rohkem nagu sunnitud peale, aga ma pidin selle ära tegema, et seal olla nagu üks sikli peal, aga kõik muude spordialades ma suutsin mõelda midagi muud ka vahepeal kõrvale ja see ei olnud nagu nii nauditav, aga motokross ma saadan olla niimoodi, et ma millegi muust ei mõtle, et see ei ole selles hetkes ainult. Super. Nii, Jüri, kas sul on veel midagi? Sa tahaksid? Mis ma ikka siin? Suur aitäh sulle, et jagasid oma. Aitäh. Aga see kõik tegelikult sai alguse siin, mõtlen, Jüri, sinust samamoodi, et sa panid sellele ETV karikale aluse, seal me saame võistelda. Need pidi vanemad ise lõid kõik selle võimalused nagu, et tänapäeval need vanemad peaks ka natuke rohkem lastele võimeldama. See Särtsuka sari tegelikult on väga äge näide. Jaa, küll. See on nagu... See hakkab veel varem pihta, et saadagi tulla järgmise etapi juurde. Ja see on ka tegelikult vanemate korraldada. Kuna oma laps hakkas selle tegema, see on niimoodi, aga see ei tohi nüüd nagu seisma jääda.